Kujutle, et seisad lumega kaetud mäe jäistel nõlvadel. Halastamatu tuul ulub nagu metsaline, rebides läbi su varjualuse õhukese kanga ja röövides viimasegi sooja, mis sul veel alles on. Õhk on äärmiselt hõre. Iga hingedemme tundub kui võitlus ja tuul kisub su riideid jäise haardega. Ülal on taevas lõputult sügavsinine, samal ajal kui sinu all kaob kaugusesse võimas ja avar lume ning kivide maastik. Sinu süda peksleb, kui hingad sisse jäist ja hõredat õhku, tundes, kuidas kibe külm imbub su kontidesse. Siis astud veel ühe sammu ja mägi esitab sulle taas väljakutse. See on Denali, Põhja-Ameerika kõrgeim tipp. Surmajuhtumite määraga umbes 9 surma 100 eduka tippu jõudmise kohta hoiab Denali sünget rekordit. See pole mitte ainult kõrgeim mägi Ameerika Ühendriikides, vaid ka kõige surmavam. Ja kui edasi liigud, hakkad mõistma, miks see nii on. Sa ei suuda lahti saada tundest, et see mägi on elus, jälgib ja ootab kõige väiksematki eksimust. Tipp paistab uskumatult kaugel, mattunud pilvedesse ja salapärasse. Aga sa liigud edasi, ajendatuna soovist see hiiglaslik tipp vallutada, teades väga hästi, et iga samm võib jääda sinu viimaseks. Tuul koos meiega läbi lakkamatute lumetormide, surmavate laviinide, salapäraste kadumiste, valesti läinud ekspeditsioonide ja Denali ajaloo kõige hullemat katastroofi. Nagu alati, tasub vaadata omal äranägemisel. Katastroofid ei piirdu ainult maailma kõrgemate mägede järskude tippudega. Õnneks on Aura, tänase osa sponsor, osa meie otsingu- ja päästemeeskonnast. Kas oled kunagi end Googlest otsinud? Kui oled nagu mina, siis oled seda vähemalt korra elus teinud ja see, mida leiad, on hirmutav. Sinu nimi, e-post, telefooninumber ja isiklikud andmed on seal väljas ning igaüks võib neid õige hinna eest osta. Sa oled kindlasti varem saanud rämpskõnesid. Räägi tüütusest. Kust sa arvad, et sinu andmed pärinevad? Internetist. On suurepärane elada imelises maailmas, kus saad leida kõike, mida soovid, vaid mõne sekundiga. Aga see on ka väga häiriv. Andmevahendajad müüvad sinu andmeid petturitele, rämpspostitajatele ja kõigile teistele, kes võivad soovida sind sihtida. Sinu täisnimi, e-posti aadress, kodune aadress, terviseandmed, sinu sugulased. See kõik on seal väljas. Meie makketeid ei avalda ainult andmevahendajad, mõnikord teevad seda ka ettevõtted, keda me peaksime usaldama. Hiljuti avalikustas AT&T, et üle 73 miljoni kliendi andmed, nii praeguste kui ka endiste klientide omad, lekkisid pimedasse veebi. Need soovitavad mõjutatud inimestel kasutada tugevaid paroole, jälgida oma konto tegevust ning kaaluda krediidi külmutamist või pettuse hoiatusi krediidiasutustelt. Sellepärast olen mina kasutanud Aurat. Aura näitab mulle, millised andmevahendajad müüvad minu teavet ja esitab minu eest automaatselt loobumistaotlused. Minu andmete puhastamine aitab mitte ainult vähendada rämpsposti hulka, mida ma saan, vaid kaitseb mind ka häkkerite eest, kes võiksid seda teavet kasutada minu sotsiaalmeediakontodele, pangakontodele või muule tundlikule teabele ligipääsemiseks. Noh, Aura teeb seda kõike minu eest ära. Ja mis kõige parem, ma ei pea alla laadima mitut erinevat rakendust lihtsalt sellepärast, et mõni ettevõte ei suutnud minu andmeid turvaliselt hoida. Kui minu andmed oleksid AT&T andmelekkes ohustatud, ei muretseks ma selle pärast. Sest Aura töötab alati taustal ja teeb kogu raske töö minu turvalisuse nimel. Ma ei jäta ennast ega oma perekonda andmelekete suhtes haavatavaks. Ja kui sa ka ei taha seda teha, siis mine aadressile https://aura.com/extreme ja proovi esimesed 2 nädalat tasuta. Link on ka allpool kirjelduses. Oletame, et oled lõksus kõrgel mäel keset lumetormi, 19 600 jalga kõrgusel. Nii kõrgel kõrgusel on iga hingetõmme võitlus. Allpool olev maailm on keerleva lume poolt varjatud ja külm närib iga keharakku. Aga mägi ei tunne halastust. Ja torm, mis sind ümbritseb, ei näita vaibumise märke. Mida sa sellistes tingimustes ette võtad? See oli õudusunenägu, millega silmitsi seisis Zulkifli bin Yusuf. Zulkifli oli 49-aastane mägironija Malaisiast ning seiklused polnud talle võõrad. Tal oli kirg mägironimise vastu, mis oli viinud teda vallutama mõningaid maailma kõrgeimaid tippe. Denali mäe vallutamine oli tema unistus, väljakutse, mis paneks proovile tema piirid ja viiks ta Põhja-Ameerika kõrgeimale tipule. Kuid ta alustas oma tõusu, teadis ta, et Denali on erinev kõigist mägedest, millega ta varem oli kokku puutunud. 20 310 jala kõrgusel seisev Denali on tuntud oma karmide ilmastikutingimuste poolest.
Temperatuurid võivad langeda kuni –75 kraadini Fahrenheiti järgi ja tuulekiirused ületada 150 miili tunnis. Mäe ainulaadne asukoht Põhja-Polaarjoone lähedal põhjustab suuri ilmamuutusi, muutes selle üheks külmemaks ja ohtlikumaks ronimiseks maal. Zulkifli pidi seda teadma ja valmistus korralikult. Ta kuulus 3 mägironija rühma, kes olid selleks ekspeditsiooniks põhjalikult treeninud. Aga kas sellest piisas? Teekond algas üsna hästi. Tõus algas sujuvalt, kõik kulges plaanipäraselt. Kuid mida kõrgemale nad tõusid, seda halvemaks ilm muutus. Denali tormid on kurikuulsad oma äkilise raevukuse poolest, ja ka see polnud erand. See, mis algas kerge lumesajuna, muutus kiiresti tõeliseks lumetormiks, kus tuulekiirused olid nii suured, et võisid inimese jalust pühkida. Nähtavus langes peaaegu nullini ja temperatuur kukkus kaugele alla külmumispiiri. Grupp oli sunnitud tegema otsustava valiku. Kas jätkata teekonda või otsida varju ja oodata tormi möödumist. Teades, kui ohtlik on sellistes tingimustes edasi liikuda, valisid nad targema otsuse ja otsisid varju. Kõrgusel 19 600 jalga kaevasid nad lumeonni, lootes, et see pakub piisavalt kaitset, et torm üle elada. Lumekoobad on mägironimises levinud ellujäämistehnika, pakkudes kaitset väljas valitseva külma eest. Kuid isegi parimates tingimustes on need kaugel mugavusest ning sellise tormi ajal võivad neist kiiresti saada surmalõksud. Kui tui torm möllas edasi, muutus koobas, mis pidi olema nende pelgupaik, vanglaks. Külm tungis nende kontidesse ja hõre õhk muutis iga liigutuse raskeks katsumuseks. Toitu ja varusid oli vähe ning iga mööduva päevaga muutus olukord üha lootusetumaks. Zulkifli, kes oli alguses tugev olnud, hakkas ilmutama tõsise kõrgushaiguse märke. Tema hingamine muutus raskeks ja jõud kadus, kui hüpoksia, külmakraadide ja kurnatuse koosmõju hakkas oma mõju avaldama. Kõrgushaigus, mida tuntakse ka kui äge mägihaigus ehk AMS, on maailma kõrgemate tippude vaikne tapja. See võib tabada isegi kõige kogenumaid mägironijaid, põhjustades sümptomeid, mis ulatuvad peavalust ja iiveldusest kuni eluohtliku kopsu ja ajuturse ehk vedeliku kogunemiseni kopsudesse. Zulkifli jaoks olid sümptomid rasked ning ilma kohese laskumise või meditsiinilise sekkumiseta olid tema ellujäämisvõimalused väikesed. Ja mis kõige hullem, torm tegi laskumise võimatuks ning grupp jäi mäe meelevalla alla lõksu. Päevad möödusid ilma igasuguse leevenduseta silmapiiril. Torm ei näidanud vaibumise märke ning gruppi olukord muutus iga tunniga üha hirmutavamaks. Nad teadsid, et pääste on ebatõenäoline seni, kuni lumetorm jätkub. Ja isegi kui ilm selgineb, võib abi saabuda liiga hilja. Zulkifli seisund halvens. Külm, kõrgus ja erandatus nõudsid surmavat leivu. Tema keha, mis oli juba karmidest tingimustest nõrgestatud, hakkas üles ütlema. Päeval, mil torm lõpuks vaibus, saadeti nende asukohta päästemeeskond. Kuid ajaks, mil nad lumekoopani jõudsid, oli juba liiga hilja. Zulkifli bin Yusuf oli alistunud mäe jõhkratele jõududele. Tema elu nõudis seiklus, mida ta nii kirglikult oli taga ajanud. Tema surm oli karm meeldetuletus Denali surmavast jõust. Mäest, mis nõuab austust ja võtab elu isegi kõige paremini ettevalmistunud alpinistidelt. Zulkifli keha toodi lõpuks mäelt alla, kuid tema kaotuse valu puudutas sügavalt kõiki, kes teda tundsid. Aga see oli risk, mis kaasnes Denali mäe ronimisega. Mägi, mis ei jäta eksimusteks ruumi, paik, kus looduse raev võib üle jõu käia isegi kõige tugevamatele tahtele. Zulkifli bin Yusufi jaoks osutus Denali ületamatuks väljakutseks, viimaseks saatuslikuks ronimiseks, mis lõppes mäe külmas embuses. Aga Zulkifli bin Yusuf ei olnud esimene, kes langes Denali halastamatute tingimuste ohvriks. Rohkem kui pool sajandit varem tabas veel üks tragöödia, mis jäädvustus igaveseks selle mäe süngesse ajalukku. Kui olukord läheb halvemaks, lähme ajas tagasi aastasse 1979. Lõuna-Korea alpinistide meeskond, keda ajendas ambitsioon ja soov tuua oma riigile uhkust, valis endale kõige raskema väljakutse, mida nad suutsid leida. Denali mäe, tollal tuntud kui McKinley mägi, vallutamise. Nende eesmärgiks oli 20 310 jala kõrgune tipp. See mägi, millel on karmid ilmaolud ja ohtlik maastik, on proovile pannud isegi kõige kogenumad alpinistid.
See, mis algab auahnest retkest, võib jätkuda võiduna või kiiresti muutuda meeleheitlikuks ellujäämisvõitluseks. Panused olid kõrged, kuid meeskonda juhtis otsusekindel Ko Sang-don, esimene korealane, kes vallutas Mount Everesti. See tähendas, et meeskond oli valmis silmitsi seisma kõigega, mida mägi neile ette võib heita. Täis lootust ja otsusekindlust saabus Lõuna-Korea meeskond Alaskale 1979 aasta mais. Nende plaan oli ambitsioonikas, või peaksin ütlema naiivne. Nad kavatsesid tõusta Denali tippu keerulise ja harva proovitud Lääneharja marsruudi kaudu ning teha seda hooaja alguses, kui mäetingimused olid kõige ettearvamatumad. See marsruut on kurikuulus oma järskude tõusude, ohtliku jää ja pidevalt kohal oleva laviini ohu poolest. Meeskond oli hästi ette valmistatud, vähemalt nad ise uskusid nii, varustatud uusima varustusega ja juhitud rahvuslikust uhkustundest. Meeskonda kuulusid kogenud mägironijad, sealhulgas Park Hun-gyu, Chu Young, Ko Sang-don, Lee Il-kyo ja Harry Marinakis. Nad ei jätnud midagi juhuse hooleks. Siin näete isegi meeskonda, kes on rasketesse varustustesse mähitud. Nende näod vaevu nähtavad prillide ja härmatisega kaetud maskide taga. Tõus oli kurnav. Meeskond pidi võitlema karmide tuulte, külmavõitu temperatuuride ja kõrgete kõrguste hõreda õhuga. Aga nad jätkasid. Nende vaimu hoidis üleval mõte tippu jõudmisest. Ja ma saan aru. Kujutage ette, et alustate elu suurimat teekonda, missiooni, mille eesmärk pole mitte ainult vallutada Põhja-Ameerika kõrgeim tipp, vaid tuua oma riigile au ja tunnustust. Ekspeditsiooni edenedes seisid mägironijad silmitsi ootuspäraste väljakutsetega, nagu ettearvamatu ilm, kurnavad tõusud ja õhuke hapnikuvaene õhk, mis muutis iga sammu tõeliseks vastupidavusprooviks. Ometi jätkas meeskond visalt, nende tuju oli hea, kui nad tipule aina lähemale jõudsid. Kuid nad tipule lähenesid, hakkas mägi näitama oma tõelist halastamatut palet. 29. mail 1979, pärast nädalaid kestnud väsimatut ronimist, jõudsid Ko Sang-don, Lee Il-kyo ja Park Hun-gyu lõpuks Denali tippu. See oli võiduhetk, tunnistus nende oskustest ja sihikindlusest. Nad olid sellega hakkama saanud, nad olid jõudnud Põhja-Ameerika kõrgeimasse punkti, saavutuse, millega vähesed olid hakkama saanud. Aga mägi polnud nendega veel lõpetanud. Kui nad alustasid laskumist, muutus ilm, mis oli seni olnud suhteliselt külm ja jäine, järsult palju hullemaks. Tugev tuul ja kiiresti langev temperatuur muutsid laskumise tõeliseks õudusunenäoks. Meeskond sattus ränga tormi kätte ning tingimused muutusid peaaegu talumatuks. 3 mägironijat olid kurnatud, nende kehad olid tõusust ja tugevast külmast nõrgestatud. Iga samm mäest alla oli võitlus ning karm keskkond muutis nende triumfi kiiresti ellujäämisvõitluseks. Tragiliselt said laskumise ajal rängad tingimused võitu Ko Sang-donist ja Lee Il-kyost. Äärmuslik külm, väsimus ja kõrgus said saatuslikuks. Lee Il-kyo kukkus liustikulõhesse, mis on Denalil tavaline, kuid surmav oht, ning ta ei suutnud taastuda. Ko Sang-don, hoolimata oma kogemustest ja tugevusest, andis samuti järele karmidele tingimustele. Tema keha leiti hiljem, mis oli selge meeldetuletus mäe surmavast jõust. Park Hun-gyu, tipu jõudnud meeskonna ainus ellujäänu, leiti raskete külmakahjustustega ja šokiseisundis. Meeskonnakaaslaste kaotuse trauma ja laskumise füüsiline koormus jätsid ta vaevu suutlikuks edasi liikuda. Päästetööd käivitati kohe, kui sai selgeks, et midagi oli tõsiselt valesti läinud. Helikopter saadeti mäele ja päästjad trotsisid ohtlikke tingimusi, et jõuda Parkini. Ta evakueeriti haiglasse, kus ta sai ravi oma vigastuste eest, sealhulgas raske külmakahjustuse tõttu, mille tagajärjel kaotas ta mitu varvast. 1979 aasta Korea McKinley ekspeditsiooni tragöödia oli sügav kaotus mitte ainult mägironijate peredele, vaid kogu mägironiimiskogukonnale. Ekspeditsioon oli olnud Lõuna-Korea kasvava kõrgmägironimisvõimekuse sümboliks ning Ko Sang-doni ja Lee Il-kyo kaotus oli ränk löök. Lõuna-Korea jaoks oli see tragöödia meeldetuletus riskidest, mis kaasnevad suuruse püüdlusega maailma kõrgeimate tippude vallutamisel. Pärast seda sai Korea ekspeditsioonilugu kainestavaks meeldetuletuseks ohtudest, millega mägironijad Denalil silmitsi seisavad. Mäeilm on kurikuulsalt ettearvamatu,
Ja isegi kõige kogenumad mägironijad võivad selle äkiliste muutuste tõttu ootamatult tabada saada. Ko Sang-doni ja Lee Il-kyo kaotus tõi samuti esile kõrgtasandil mägironimise äärmuslikud füüsilised nõudmised, kus isegi väikesed vead võivad lõppeda surmaga. See meeskond ei olnud ainsad, keda Denali karistas rekordi püstitamise katsel. Aastaid hiljem julges veel üks seikleja mäevõimast loomust proovile panna. See järgmine lugu on siiani üks suurimaid mõistatusi mägironimise ajaloos. Kui juta ette, et seisad kaardistamata metsiku ala serval. Oled üksi, miilide kaugusel igasugustest tsivilisatsiooni jälgedest, ajendatuna sihikindlusest, mida vähestel on. See oli Naomi Uemura elu, mees, kes veetis oma päevad inimvõimete piire nihutades ja maa kõige kaugemaid ning ohtlikumaid paiku avastades. 1941 aastal Jaapanis sündinud Naomi Uemura oli legend, isegi seiklejate seas. Tema teekond avastuste maailma algas ülikoolis, kus ta liitus Meiji ülikooli alpiklubi liikmetega. Kuigi Naomi esimene ronimine oli raske, ajendas tema võistlushimu teda kiiresti arenema. Ta pühendus treeningutele, veetes kuid Jaapani mägedes oma oskusi lihvides. Tema varased kogemused sütitasid temas sügava kire mägironimise vastu, mis viis ta maailma suurimate väljakutsete juurde. 20. eluaastate keskpaigaks oli Naomil juba saavutusi, mis paneksid iga seikleja kadestama. Temast sai esimene inimene, kes ronis üksi Mont Blanci, Kilimanjaro ja Aconcagua tippu. 1970 aastaks oli ta seisnud Mount Everesti tipus Jaapani ekspeditsiooni liikmena. Kuid just tema soolosaavutused eristasid teda tõeliselt teistest. 1970 aasta augustis tegi Naomi ajalugu, saades esimeseks inimeseks, kes vallutas üksinda Denali, Põhja-Ameerika kõrgeima tipu, mida tuntakse ka kui Mount McKinley. Tema kiirus ja sihikindlus sellel tõusul, kui ta jõudis tippu vaid 8 päevaga kerge varustusega, kinnistasid tema mainet kui üht maailma suurimat mägironijat. Kuid Naomi ambitsioonid ulatusid kaugemale kui ainult mägironimine. Teda paelusid polaaralad, kus ta võttis ette mõned kõige keerulisemad ekspeditsioonid, mis kunagi on üles tähendatud. 1978 aastal sai temast esimene inimene, kes jõudis üksi põhjapoolusele, pidades ühes maa karmimas keskkonnas vastu 57 päeva. Tema teekond oli täis ohte, sealhulgas hirmutav kohtumine jääkaruga ja lõheneval jääpangalt lõksu jäämine. Ometi jätkas Naomi, keda ajendas vankumatu soov oma piire ületada ja võimatut saavutada. Aastatel pärast oma põhjapooluse ekspeditsiooni pööras Naomi taas tähelepanu Denalile, kuid seekord uue eesmärgiga. Et sooritada talvine üksiktõus. Mõte Denalile talvel ronimisest oli hirmutav. Sel aastaajal polnud keegi edukalt üksinda tippu jõudnud. Denali tingimused talvel on äärmuslikud. Temperatuurid langevad kuni -50 kraadini Fahrenheiti järgi ja tuuled võivad ulatuda orkaanitugevuseni. Mäeliustikud on täis lõhesid, mis on peidetud lume alla, muutes teekonna veelgi ohtlikumaks. Hulimata nendest ohtudest ei lasknud Naomi end heidutada. Ta kavandas oma tõusu hoolikalt, valides kerge varustusega lähenemise, mis oli teda varem hästi teeninud. Ta kandis kaasas vaid hädavajalikku. 18 kilost seljakotti, kelku ja bambusest vartega enesepäästmise seadet, mille ta kinnitas üle õlgade. Need bambusvardad olid mõeldud selleks, et ulatuda üle võimalike jääpragude, kuhu ta võiks kukkuda, võimaldades tal end ise välja tõmmata. Naomi otsustas samuti magada lumekoobastes telgi asemel, vähendades sellega veelgi oma koormat. Tema strateegia oli riskantne, kuid Naomi oli oma oskustes ja kogemustes kindel. Ta alustas oma tõusu 1984 aasta veebruari alguses ning 12. veebruaril jõudis ta Denali tippu, saades esimeseks inimeseks, kes selle talvel üksinda vallutas. See oli monumentaalne saavutus, tunnistus Naomi oskustest ja sihikindlusest. Kuid pidu jäi lühikeseks. 13. veebruaril edastas Naomi raadiosõnumi Jaapani fotograafidele, kes lendasid mäe kohal, kinnitades, et oli jõudnud tippu ja laskus 18 000 jala kõrgusele. See oli viimane kord, kui keegi temast kuulis. Järgnenud päevadel kasvas mure, kui Naomi ei ilmunud baaslaagrisse tagasi. Tema otsimiseks saadeti välja lennukid, kuid tugev tuul ja halb nähtavus raskendasid otsinguid. 15. veebruaril teatati põgusast märgamisest, kus nähti kedagi, kes näis olevat Naomi 16 600 jala kõrgusel.
kuid ilm piisavalt selgines, et põhjalik otsing läbi viia, ei olnud temast enam jälgegi. Lumi oli katnud kõik jäljed ja vihjed ning teiste alpinistide poolt jäetud varude peidikud jäid puutumata. Päästemeeskonnad saadeti lõpuks välja ja 26. veebruaril leidsid nad 14 000 jala kõrgusel lumekoopa, kus Naomi oli oma tõusu ajal peatunud. Seest leidsid nad tema päeviku, mis andis kõhedust tekitava pilgu tema viimastesse päevadesse. Naomi kirjeldas ränki tingimusi, millega ta silmitsi seisis, sealhulgas temperatuure, mis langesid -40 kraadini, Fahrenheiti järgi kukkumisi lõhedesse ja võitlust jõu säilitamise nimel. Vaatamata neile raskustele olid tema päevikukanded optimistlikud, täis laule, mida ta laulis, et tema meeleolu üleval hoida. Kuid üks viimaseid sissekandeid paljastas, millist mõju see teekond talle avaldas. Ma soovin, et saaksin magada soojas magamiskotis. Ükskõik, mis ka ei juhtuks, ma kavatsen McKinley mäe otsa ronida. Naomi keha ei leitud kunagi. Võimude arvates võis ta laskumisel kukkuda või äärmuslikele tingimustele alla anda. Kuid tema kadumise ümber on palju teooriaid. Mõned arvavad, et ta võis kukkuda liustikulõhesse, samas kui teised usuvad, et ta mattus laviini alla. Mis on kindel, on see, et Denali kogu oma ilu ja ohtlikkusega nõudis ühe maailma suurima seikleja elu. Nagu oleme nende traagiliste lugude kaudu näinud, on Denali mägi, mis nõuab austust. Aga mis teeb selle tipu nii surmavaks? Kuigi see ei pruugi olla maailma kõrgeim, peetakse Denalit sageli üheks kõige ohtlikumaks mäeks, kuhu ronida, ja seda mõjuval põhjusel. Mäe äärmuslikud ilmastikuolud, ettearvamatud laviinid ja ohtlik maastik loovad koos surmava keskkonna ronijatele. Esimene oht, millega ronijad Denalil silmitsi seisavad, on selle äärmuslik ilm. Alaskas sisemaal asuv Denali on allutatud mõnedele kõige karmimatele ilmastikuoludele, mida võib ette kujutada. Mae laiuskraad mängib selles olulist rolli, kuna see puutub kokku külmade Arktika õhumassidega, mis põhjast alla liiguvad. Isegi ronimishooajal, mis kestab maist juulini, võivad temperatuurid langeda kuni -50 kraadini, eriti kõrgematel kõrgustel. Need temperatuurid on eluohtlikud, kuna need võivad põhjustada mõne minutiga külmakahjustusi ja muuta isegi lihtsad ülesanded uskumatult raskeks. Ronijad seisavad sageli silmitsi tuultega, mis võivad ulatuda orkaani tugevuseni, muutes ronimise võitluseks looduse jõududega. Denali ilm on kurikuulsalt ettearvamatu. See, mis algab selge päevana, võib kiiresti muutuda surmavaks tormiks, kus nähtavus langeb nulli ja lumi koguneb kiiresti. Need tormid võivad kesta päevi, jättes alpinistid lõksu oma telkidesse, varud otsa saamas ja külmaga võitlema. Kuigi Denali on madalam kui maailma kõrgeimad tipud, on sealne kõrgus palju raskem, kui esmapilgul paistab. Mäe põhjapoolne asukoht tähendab, et õhk on hõredam kui samaväärsel kõrgusel mujal maailmas. Ronijad kirjeldavad sageli kogemust nii, et tunne on, nagu oleksid palju kõrgemal, kui tegelikult oled, mis muudab tõusu eriti kurnavaks. Kohanemine on hädavajalik ning ronijad peavad veetma päevi või isegi nädalaid vahelaagrites, et nende keha harjuks hapniku puudusega. Kõrgushaigus on pidev oht, mille sümptomid ulatuvad peavalust ja iiveldusest kuni eluohtlike seisunditeni, nagu kõrgmäestiku kopsuturse, HEP või kõrgmäestiku ajuturse, HC. Need seisundid võivad tekkida ootamatult ja võivad olla surmavad, kui neid kohe ei ravita. Kõige raskem osa on see, et mäel on ravivõimalused äärmiselt piiratud. Denali maastik on veel üks tegur, mis muudab selle nii ohtlikuks. Mägi on tugevalt liustikuline. Tohutud liustikud katavad suure osa selle pinnast. Need liustikud on täis lõhesid, sügavaid pragusid jääs, mis võivad olla sadade jalgade sügavused. Need lõhed on sageli kaetud õhukese lumekihiga, muutes need peaaegu nähtamatuks, kuni on juba liiga hilja. Lõhesse kukkumine võib olla surmav ja isegi kui ronija jääb ellu, võib sealt välja pääsemine olla peaaegu võimatu ülesanne. Denali tõusuteed hõlmavad järske jäiseid nõlvu, eriti populaarne Lääne-Harja marsruut, kus ronijad peavad ohutuse tagamiseks kasutama fikseeritud köisi. Siiski, isegi nende ettevaatusabinõudega on ronimine uskumatult keeruline, eriti halbade ilmastikutingimuste korral, kui jää muutub libedaks ja ohtlikuks. Ohtlikkust suurendab ka Denali eraldatus. Mägi asub sügaval Alaska eraldatud looduses, kaugel kõigist suurematest linnadest või haiglatest.
See kaugus tähendab, et hädaolukorra korral võib päästjate jõudmine mägironijateni võtta tunde või isegi päevi. Päästetöödeks kasutatakse sageli helikoptereid, kuid nende töövõime sõltub suuresti ilmast. Kui tingimused on halvad, mis on sageli nii, ei pruugi päästjad jõuda hätta sattunud mägironijateni õigel ajal. See eraldatus tähendab ka seda, et mägironijad peavad olema iseseisvad ning hakkama saama ainult selle varustuse ja tarvikutega, mille nad ekspeditsioonile kaasa võtavad. Füüsiline koormus on tohutu. Mägironijad kannavad tavaliselt raskeid seljakotte, mis kaaluvad 27–32 kilogrammi ning veavad varustusega koormatud kelke, samal ajal kui nad liiguvad keerulisel maastikul. Füüsilise pingutuse, äärmusliku külma ja suure kõrguse kombinatsioon mõjub isegi kõige kogenumatele mägironijatele rängalt. Denali surmav kombinatsioon äärmuslikest ilmastikutingimustest, suure kõrguse väljakutsetest ja ohtlikust maastikust on aastate jooksul nõudnud palju elusid. Kuid võib olla üks kõige laastavamaid meeldetuletusi mäejõust tuli 2012 aastal, kui rühm Jaapani mägironijaid sattus selle ettearvamatute ohtude keskele, mis muutusid ülekaalukaks ja traagiliseks jõuks, millest nad ei suutnud pääseda. Denali mäe ilu on selle mägironijate jaoks võrreldav vaid selle surmava potentsiaaliga. Ja Miyagi. Tööriiste Alpiliidu Jaapani mägironijate jaoks pidi see järgmine ekspeditsioon olema tunnistus nende oskustest ja vastupidavusest. Oota, kuni näed, kuidas nad avastasid Denali mäetippu jõudmise tumeda poole. 2012 aasta. 14. juuni varahommikul. Ekspeditsioon koosnes 5 mägironijast: Yoshiaki Kato, Masako Suda, Michiko Suzuki, Tamao Suzuki ja Hitoshi Ogi, kõik kogenud mägironijad Jaapani Miyagi prefektuurist. Nende eesmärk oli jõuda Denali tippu West Buttress'i kaudu, mis on kõige populaarsem marsruut, kuid siiski mitte ohutu. Grupp, kogenud nii mägironimises kui ka meeskonnatöös, oli ronimiseks hoolikalt valmistunud, mõistes hästi Denali ohte. Saatuslikule laviinile eelnenud päevadel oli meeskond võidelnud rasketes tingimustes. Tugev lumesadu ja tugevad tuulend olid nende tõusu raskendanud, tekitades ohtlikke lumeolusid. Vaatamata raskustele olid mägironijad otsustanud edasi liikuda, lähenedes iga päevaga tipule üha lähemale. Kuid loodusel olid teised plaanid. 14. juuni hommikul umbes kell 2:00. Grupp laskus oma kõrglaagrisse, liikudes läbi piirkonna, mida tuntakse mootorrattamäena. See osa West Buttress'i marsruudist on alpinistide seas kurikuulus oma järsu kalde ja lume kogunemise tõttu, mis suurendab laviiniohtu. Lumi oli sügav ja meeskond liikus ettevaatlikult. Kõik olid ohutuse huvides kõiega ühendatud. Kuid pimeduses ja külmas tabas neid katastroof. Ilma igasuguse hoiatuseta andis nende all olev lumi ebastabiilsete olude tõttu järele. Lumelaviin tormas mööda nõlva alla, neelates alpinistid sekunditega. Laviini jõud oli nii tugev, et mägironijaid ühendav köis katkes, paisates nad mööda mäge alla. 4 mägironijad, Kato, Suda, Michiko ja Tamao, paisati sügavasse lõhesse. Nende elud kustusid tõenäoliselt hetkega, kui nad mattusid tonnide viisi lume ja jää alla. Uskumatul kombel jäi ellu Hitoshi Ogi, meeskonna vanim liige, kes pääses esialgsest laviinist. Ka tema tõmmati lõhesse, kuid õnne või puhta tahtejõu abil suutis ta välja ronida, saades vaid väiksemaid vigastusi. Tema ümber laius täielik häving. Tema meeskonnakaaslasi polnud kusagil näha, nad olid lume alla kadunud. Üksi ja šokis mõistis Ogi, et võimalused oma sõpru elusana leida olid peaaegu olematud. Seistes silmitsi olukorra karmiga reaalsusega, alustas Ogi üksildast laskumist mäest alla. Teekonda, mis kestis üle 14 tunni. Kurnatud, vigastatud ja meeskonna kaotusest muserdatud, liikus ta edasi, ajendatuna vajadusest õnnetusest teatada ja ellu jääda. Lõpuks 15. juuni õhtul jõudis Ogi 7200 jala kõrgusel asuvasse Kahiltna baaslaagrisse, kus ta teatas laviinist rahvuspargi teenistusele. Uudis laviinist tekitas mägironijate kogukonnas šokilaineid. Denalile polnud tragöödiad võõrad, kuid 4 kogenud mägironija kaotus ühes ainsas õnnetuses oli enneolematu. Rahvuspargi teenistus käivitas viivitamatult otsingu ja päästeoperatsiooni. Rangerid viisid laviinikohas läbi õhuotsinguid helikopteritega,
kuid tingimused olid rasked ning kadunud mägironijatest ega nende varustusest polnud ülalt poolt mingeid jälgi näha. Järgmise 2 päeva jooksul otsingud intensiivistusid. Rangerid, vabatahtlikud ja isegi otsingu- ja päästekoer saadeti uurima laiali paiskunud ala Motorcycle Hillil. Siiski seisid otsijad ise silmitsi märkimisväärsete ohtudega. Lumelaviini tingimused olid endiselt olemas ja ebastabiilne lumi muutis operatsiooni äärmiselt ohtlikuks. 16. juunil kuulutati otsingud ametlikult lõppenuks. Otsus tehti pärast seda, kui leiti katkine köieots, mis oli mägironijaid ühendanud. Ning ogi kukkumiskoha praos oli lumi ja jää külmunud ning tihenenud. Edasine kaevamine peeti liiga ohtlikuks ning eeldati, et Kato, Suda, Michiko ja Tamao kehad jäävad mäkke igaveseks maetuks. 2012. aasta Jaapani ekspeditsiooni tragöödia näitab, et isegi kõige kogenumad mägironijad võivad mäe ettearvamatute jõudude poolt ootamatult tabada saada. Kuid mäeohud ei varitse ainult suuri gruppe. Ka üksikronijad seisavad neil jäistel nõlvadel silmitsi tohutute ohtudega. Seda koges kogenud mägironija T. Hagawara Jaapani Sapporost, kui ta asus 2024 aasta mais üksi Denali tippu vallutama. Tema teekond, mis pidi olema kindlameelsuse ja inimvaimu võidunäide, lõppes tragöödiaga. Hagawara, kes oli oma 40-ndates, polnud kõrgmägi ronimise väljakutsetega sugugi võõras. Teda tunti tema põhjaliku ettevalmistuse ja kirgliku soolotõusude armastuse poolest ning ta oli varem vallutanud mitmeid olulisi tippe. Tema katse vallutada Denali, Põhja-Ameerika kõrgeim tipp, oli järjekordne ambitsioonikas väljakutse. Denali lääneharja marsruut, kuigi see on tippu jõudmiseks kõige populaarsem tee, pole sugugi lihtne. See hõlmab järske tõuse, ohtlikke jäiseid ületusi ja ettearvamatuid ilmastikutingimusi, mis kõik võivad hetkega surmavaks muutuda. Hagawara alustas oma roonimist mai alguses, hoides oma perega ühendust satelliitside seadme kaudu. See seade võimaldas tal regulaarselt teateid saata, mis oli tema teekonna eraldatust arvestades ülioluline eluliin. Taustes jõudis Hagawara 17 200 jala kõrgusel asuvasse laagrisse, mis on oluline peatuspaik enne viimast tõusu Denali 20 310 jala kõrgusele tipule. Siit peavad mägironijad läbima kurikuulsa Denali kuru, mis on kitsas ja ohtlik ületus ning on aastate jooksul nõudnud palju elusid. 15. mail 2024 nägi teine mägironijate meeskond Hagawarat, kui ta üritas liikuda 17 200 jala kõrgusel asuvast laagrist Denali kuru poole, mis asub 18 200 jala kõrgusel. See mäeosa on kurikuulus oma jäiste olude ja avatud maastiku poolest, kus üks ainus vale samm võib viia katastroofilise kukkumiseni. Kahjuks oli see Hagawara saatus. 16 meil Hagawara satelliitseadel hakkas liikumast, mis viitas sellele, et midagi oli tõsiselt valesti läinud. Murelikud pereliikmed, kes polnud saanud ühtegi teadet, võtsid 19. mail ühendust Denali rahvuspargi valvuritega. Pargi valvurid alustasid otsinguoperatsiooni, kasutades nii maapealseid patrulle kui ka õhuluuret, et leida Hagawara. Tema telk leiti kõrge laagri juures tühjana ning pärast täiendavat uurimist suutsid valvurid tema asukoha kindlaks teha satelliitseadme andmete abil. Nad vastasid, et Hagawara oli kukkunud järsul jäisel üleminekul kõrge laagri ja Denali kuru vahel. 20 mail märkasid valvurid tema surnukeha umbes 17 200 jala kõrgusel, otse ülemineku all. Piirkond, kus Hagawara kukkus, on üks Denali kõige ohtlikumaid kohti. Parki esindaja sõnul on see äärmiselt jäine ja seal on raske jalga kindlalt maha panna, mis teeb selle eriti ohtlikuks üksikutele mägironijatele. See traagiline juhtum tegi Hagawarast 14. mägironija, kes on alates 1980. aastast selles lääne Patressi rajalõigus kukkudes surma saanud. Hagawara surm näitab, kui äärmuslikud riskid kaasnevad üksinda Denalil ronimisega. Kuigi üksinduse võlu ja isiklik väljakutse meelitavad paljusid mägironijaid selliseid saavutusi proovima, on tegelikkus see, et Denali tingimused võivad hetkega surmavaks muutuda, eriti kui hädaolukorras pole kedagi abistamas. Rahvuspargi teenistus soovitab tungivalt vältida üksinda Denalile ronimist, kutsudes mägironijaid liikuma gruppides, kus nad saavad üksteist toetada õnnetuste või ootamatute ilmamuutuste korral. Denali on nõudnud paljude mägironijate elusid, kuid üks katastroof paistab teistest eriti silma.
See on lugu ambitsioonist, mis muutus tragöödiaks, kus mäeraev vallandus viisil, mida vähesed oleksid osanud ette kujutada, viies ühe kõige katastroofilisema sündmuseni Põhja-Ameerika mägironimise ajaloos. Meie episoodi viimane lugu leiab aset 1967 aasta juulis Denali jäistel nõlvadel, kus probleemid on juba õhus. Küüm, mis on tavaliselt juba niigi karm, on muutunud veelgi teravamaks ja tuul möörigab nagu kaubarong. Tipp on käeulatuses, kuid mägi kogu oma hiilguses on otsustanud vastu hakata. See oli hirmutav reaalsus 12 Wilcoxi ekspeditsiooni mägironijale 1967 aasta juulis. Ronimine, mis jääb ajalukku kui üks surmavamaid katastroofe, mis Denalid kunagi tabanud. Ekspeditsiooni juhtis 24-aastane magistrant Joe Wilcox ning selles osales kokku 12 mägironijat. Grupp koosnes 2 meeskonnast, üks idarannikult ja teine Alaskalt. Meeskondade ühinemine polnud ideaalne, sest liikmed olid erineva taustaga ja erineva kogemustasemega, kuid neid ühendas ühine eesmärk – ronida Denalile mööda West Patressi marsruuti, mida on edukalt kasutanud paljud mägironijad. 1967 aasta suvi tundus olevat ideaalne aeg nende katseks, kuid ekspeditsioon sattus peagi Denali kõige surmavama relva, ilma, meelevalla alla. Juba algusest peale seisis meeskond silmitsi raskustega. Denali kurikuulsalt ettearvamatud tingimused muutsid iga sammu ohtlikuks. Kuid 15. juuliks 1967 oli 4 gruppi alpinisti juba tippu jõudnud, nautides haruldaselt selget taevast ja suhteliselt rahulikke tingimusi. Nende jaoks oli teekond edukas. Nad seisid Põhja-Ameerika kõrgeimal tipul, võidukad, hing ülevoolavalt rõõmus, kui nad vaatasid üle jää ja lume laiuvat avaruste. Kuid pidu ei kestnud kaua. 7 mägironijale, kes olid veel allpool, oli mägi varuks hoopis teistsuguse saatuse. Kui ülejäänud meeskonna liikmed valmistusid oma viimaseks tõusuks tippu, hakkas ilm halvenema. Ootamatu torm jõudis kohale ja 18. juuliks olid nad sattunud tormi kätte, mida hiljem kirjeldati kui Denali ajaloo kõige hullemat tormi. Tuul möllas mäel hirmuäratava kiirusega. Mõnede hinnangute kohaselt ulatusid puhangud kuni 300 miili tunnis, samal ajal kui pimestav lumi vähendas nähtavuse peaaegu nullini. Mitmeid päevi olid mägironijad lõksus oma laagrites umbes 19 000 jala kõrgusel, suutmata liikuda ega laskuda ohutusse kohta. Neil polnud mingit võimalust kellegagi abi saamiseks ühendust võtta. Nende kehad said kannatada jäiste temperatuuride käes ning nende telgide varustus ei suutnud tormi raevukusele vastu panna. Kuigi nad olid kogenud mägironijad, ei saanud miski neid selleks ette valmistada. Milhail üritas grupp kaevuda lumme, et end terava tuule eest kaitsta. Aga torm, oma raevus halastamatu, ei näidanud mingeid vaibumise märke. Päästeoperatsioonid olid äärmuslike ilmastikuolude tõttu võimatud ning neile, kes ootasid madalamatel kõrgustel, jäi 7 mägironija saatus külmavärinaid tekitavaks mõistatuseks. Torm möllas päevade kaupa, isoleerides mägironijad välismaailmast. Katsed suhelda kohtasid ainult sahinat ja vaikust, sest tormi raev summutas kogu sidepidamise. Kui torm lõpuks peaaegu nädala pärast vaibus, saadeti päästemeeskonnad kadunud mägironijaid otsima. See, mida nad leidsid, oli lihtsalt laastav. Mägironijate kehad leiti nõlvadel laiali, külmunud erinevate sahastuse asenditesse. Mõned olid endiselt oma rebitud telkidesse mähitud, teised aga näisid olevat enne karmile külmale allaandmist püüdnud lumes ajutisi varjualuseid kaevata. Teist olid üksteise külge klammerdunud, tuule eest varju otsimas, või hoidsid endiselt oma jääkirke, justkui püüdes end turvalisse kohta kraapida. Nad kõik olid külmunud surnuks ning nende kehad säilisid jääs, olles õõvastavaks tunnistuseks tormi jõule. Tormis hukkunud 7 mägironijat olid Jerry Clark, Steve Taylor, Dennis Lusterhand, Mark McLaughlin, Ansel Schiff, Hank Janes ja John Russell. Nende surmad olid Denali ajaloo kõige rängem mägironimisõnnetus. Uudised tragöödiast põhjustasid mägironijate kogukonnas šokilaineid. Joe Wilcox, ekspeditsiooni juht, jäi katsumusest ellu ja sattus hiljem tugeva tähelepanu ja kriitika alla. Mõned süüdistasid teda katastroofis, seades kahtluse alla tema juhtimisoskused ja meeskonna tehtud otsused. Kuid Wilcox ja teised ellu jäänud tõid välja, et torm oli ootamatu
ning ükski planeerimine poleks suutnud seda ära hoida. Paljud mägironimise eksperdid nõustusid hiljem, et tormi intensiivsus ületas kõike, mida oleks saanud ette näha või üle elada. Isegi kogenud mägironijatel, kellel on parem varustus ja tehnoloogia, oleks olnud raske sellistes tingimustes vastu pidada. 7 mägironija jaoks oli see lihtsalt juhus, et nad sattusid valel ajal valesse kohta. 1967 aasta Wilcoxi ekspeditsioon jääb Denali ajaloo üheks süngeimaks peatükiks. Aga kõik need lood, mida oleme jaganud, toovad esile selle, kui õhuke on piir triumfi ja tragöödia, julguse ja katastroofi vahel sellel surmatooval mäel. Iga sammuga Denali ohtlikel nõlvadel peavad alpinistid silmitsi seisma selle mäe ohtudega. Nii et teades riske, mis sa arvad, mis sunnib inimesi ikka ja jälle naasma Denali võimsale maastikule? Tahaksin kuulda teie mõtteid allpool kommentaarides. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt!